Tervist, head linlased! Nüüd on meil võimalus kaasa mõelda mõttetalgutel tänane unistus, homne reaalsus. Milline võiks olla meie kõigi unistuste vanalinn? Ideid esitavad muinsuskaitsjad, elanikud, ettevõtjad, turismiettevõtted ja muuseumid. Ideede kohta annavad tagasisidet linnavalitsuse ja kesklinna esindajad ning spetsialistid mitmetest valdkondadest. Esitust siin laval illustreerib visuaal ning lõpuks moodustub pilt unistuste vanalinnast. Sündmust modereerib Toomas Luhats. Täname hea koostöö eest ka Pagaripoisse ja Maiasmokka ning sündmust kannab üle ERR. Mõtleme kaasa! Tere päevast ja tere tulemast vanalinnapäevade mõttetalgutele 13. augustil 2021. aastal. Tänane unistus, homne reaalsus. Minu nimi on Toomas Luhats ja ma aitan juhtida seda vestlust. Taustaks on meil kunstnik Lumimari imelised pildid, mis on inspireeritud mõttetalgute ideedest, täpsemalt siis mõttetalguliste poolt saadetud mõtetest. Koroonaviiruse poolt loodud olukord annab võimaluse Tallinna vanalinna uueks mõtestamiseks. Tühjad tänavad, hotellid, suletud ärid, kohvikud ja muuseumid, mis neist saab. Kuigi lõpuks on välja töötatud vaktsiin, ei pruugi kõik siiski minna veel nii hästi, nagu me loodame. Pandeemiaeelne olukord ei pruugi niipea taastuda ja pigem tuleb mõelda uute võimaluste ja stsenaariumite peale, kuidas kohaneda. Lisaks kriisiplaanide väljatöötamisele ja praktiliste lahenduste pakkumisele on praegune ajahetk ideaalne ka unistamiseks. Miks? Milline võiks olla meie kõigi unistuste vanalinn? Vanalinnapäevade meeskond pakub välja võimaluse unistada ja seda potentsiaaliga ka unistused reaalsuseks viia. Eestlased on ikka teinud suuri asju talgute korras ja sellepärast teeme me seda ka täna. Mõttetalgutel on meil eri valdkondade esindajad esitlemas 1–3 ideed, mida saaks vanalinnas kasutada, mis aitaks siinsele elule kaasa, väärtustada keskkonda ja linnaruumi ning pakuks inimestele elamust, arvestades samal ajal ka vanalinna unikaalseid olusid, kohalikke elanikke ja muidugi ka lapsi. Ideid kuulavad ja annavad tagasisidet Tallinna linna esindajad, oma ala hinnatud spetsialistid. Ja mõttetalgute vorm ongi siis selline, et kõigepealt teeb keegi suurepärase ettekande ja siis paneeli teine pool hakkab mõtteid ja ideid läbi katsuma, läbi kaaluma, tekib loodetavasti arutelu, öeldakse erinevaid asju, oleme viisakad, aga konstruktiivsed, nagu ikka see asi käib. Ja kõigepealt tutvustab uuringut vanalinna kohta Eesti Kunstiakadeemia nooremteadur Triin Talk ja siis liigume edasi juba mõttetalgute juurde ja loomulikult tutvustan ka ma kõiki mõttetalgulisi eraldi. Palun! Tere! Mina olen siis viimased 2 aastat tegelenud Kunstiakadeemias sellise uuringuga, mille nimi on Tallinna vanalinna jätkusuutlik haldamine ja eksponeerimine. 1 aasta on veel minna, nii et on küllalt aega uurida vanalinna minevikku ja olevikku ja võimalikke tulevikke erinevate nurkade alt. Vanalinna tuleviku ja rolli üle Tallinna linnas on arutletud varemgi korduvalt. Näiteks on korduvalt küsitud, kas see peaks olema muuseum, turismilinn või tsentrum. Taasiseseisvumisaeg on aga toonud kiire arengu just turismikesksuse suunas. Enne koroonakriisi oli vanalinn kindlasti eelkõige turismilinn. Vanalinna elanikkond oli nii väike, nagu näha graafikul, viimati Põhjasõja ja suure katku järel. Tallinna väliskülastajate hulk samas kasvas 4,6 miljonini ja valdav enamus nendest jõudis ka vanalinna. Võite selle järgmise graafiku ka panna. Ja nüüd see viimane aasta on muidugi väga suur kukkumine tagasi 90-ndatesse. Aga igatahes pole ime, et sellise eksponentsiaalse kasvu juures vanalinna ettevõtlus orienteerus suuresti turistide teenindamisele. Pakkumine tekib ju nõudluse järgi. Kui on palju turiste ja vähe kohalikke, siis turiste teenindataksegi. Ja siit samm edasi oligi sellise turistika piirkonna maine tekkimine, mis peletas kohalikke veelgi enam eemale. Ja sellise ühekülgselt turismikeskse arengu haavatavust oleme kogenud viimasel 2 aastal eriti teravalt.
Arvan, et tulevikus tuleks vanalinna turismikeskset arengut vältida ja seda peaks püüdma hoida võimalikult normaalse asumina, milles on tugev kohalik kogukond, mitmekesine ettevõtlus ja kultuurielu ja turism mahub sinna kõrvale ja vahele ka ära. Ja kohaliku omavalitsuse roll selles on olla vanalinna turismikeskse arengu teadlik tasakaalustaja, soosides igati turismi hajutamist vanalinnast välja ja samas hoides kohalikku elu toetavaid funktsioone vanalinnas sees. Selleks on 3 peamist ettepanekut. Esiteks, tegeleda jätkuvalt öörahu tagamisega. Öörahu puudumine on vanalinlaste küsitluse alusel vanalinna kui elukeskkonna suurim probleem. Lärmakaid baare ja ööklubisid ei tohiks lubada elamute vahetusse lähedusse. Teiseks arvan, et peaks asuma reguleerima lühiajalise rendi pakkumist. Airbnb ja teised platvormmajutusteenused on koondunud väga tugevalt vanalinna ja selle lähiümbrusesse ja võtsid turismi kõrgajal juba hinnanguliselt 1/3 vanalinna eluruumidest. See ei ole ammu enam inimeselt inimesele jagamismajandus, vaid ka läbi operaatorfirmade toimiv laiahaardeline majutusäri, mis muudab elamud vastuvõtulauata hosteliteks, kus püsielanik tunneb end välja tõrjutuna. Airbnb reguleerimisega tegelevad juba ammu praktiliselt kõik suured turismilinnad. Ka Eestis tuleks selleks võimalused luua. Ja kolmandaks ettepanekuks on see, et vanalinnast teatavasti on viimastel aastakümnetel väga palju suuri asutusi välja kolinud, just linna- ja riigiasutusi. Ja see tähendab mitte ainult rohkete töökohtade kadumist vanalinnast, vaid tihtipeale ka tühjaks jäänud hoonete muutumist hotellideks ja muuks selliseks turismiteeninduseks. Vanalinnast linna- ja riigiasutuste väljakolimisel ei tohiks neid edaspidi kergekäeliselt müüa, kuna eraettevõtlus kaldub turistirohkes keskkonnas paratamatult looma juurde hotelle, ööklubisid, suveniiripoode ja muud sellist kasumlikku. Linn peaks vanalinna kinnisvara teadlikult enda käes hoidma ja isegi omandama, et tasakaalustada sellist turismikeskset ruumikasutust ja luua juurde just eluruume, kauaoodatud munitsipaallasteaia ja muid kohalikku elu toetavaid funktsioone. Aitäh! Siit jätkab Kaarel meie teiste ettepanekutega. Ja, suur tänu, Triin Talk, ja see värskelt tutvustatud uuring meil silma ees, saamegi minna mõttetalgute juurde. Ja teeme siis niimoodi, et teeme kõigepealt väikese tutvustusringi ja siis Kaarel kohe alustabki. Kaarel on siis Kaarel Truu, muinsuskaitsjate ideed toob tema teieni. Kaarel, palun, tema on see inimene siin. Ja. Edasi Tiina Mägi kui ütleme siis kodulinna maja eestvedaja, kodanik ja Tiina Mägi tutvustab kodaniku häält. Vanalinna ettevõtjate ühingut esindab Mait Talu. Mait on seal. Tallinna Vanalinna muuseumite seisukoha teeb avalikuks Tallinna Linnamuuseumi arendusjuht Marge Sassi. Eesti Turismifirmade Liidu hääle teeb kuuldavaks liidu asepresident Külli Karing. Vanalinna seltsi esindab Eero Kotli. Ja nüüd läheme siis tagasiside andjate juurde. Kesklinna valitsuse vanem Monika Haukanõmm, Ignar Fjuk, arhitekt, aga ka väga hästi kursis linnaeluga, noor visionäär ja arhitektuuritudeng Simon Eiland, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja ja vanalinna tulihingeline kaitsja Boris Dubovik ja Tallinna Strateegiakeskuse ettevõtlusdirektor Mart Luik. Aga nüüd lähemegi edasi meie mõttetalgutega ja see käib nii, et kõigepealt Kaarel Truu, kes töötab igapäevaselt Muinsuskaitseametis vanalinnade nõunikuna ning täna on meil hea meel kuulda temalt muinsuskaitsjate ideedest. Palun, Kaarel. Aitäh. Triin Talk tegelikult sama valdkonna inimesena aitas ka neid samu ideid kokku panna ja esimese meie 3 paketist rääkis juba ära. Teine soov või idee, mis muinsuskaitse valdkonna inimestel linna esindajatele pakkuda on vanalinna ligipääsetavuse parandamine, mis kindlasti aitaks
kaasa selle vanalinna keskkonna siis kui elupaiga tingimuste parandamisele ja samamoodi muudaks selle ligipääsetavaks ka kõikidest kõrvalasumitest tulevatele inimestele. Nimelt on Tallinna vanalinna tänavad raskesti läbitavad nii jalgsi, jalgrattaga, vankriga, ratastoolis ja nii edasi. Samamoodi on vanalinna väga raske tulla, sest et see asum on teistest eraldatud enamasti vähemalt 4-realise autoteega. Ülekäigud on harvad, ebamugavad ja nii edasi. Kiiremad lahendused meie poolt olekski piirkiiruse vähendamine, näiteks 30 kilomeetrini tunnis vanalinna ümber ja loomulikult ka ülekäiguradade juurde joonimine. Ja vanalinna siseste kõnniteede, äärekivide, kõige muu taolise parandamine aitaks siis siia jõudnud inimestel ohutumalt ja meeldivamalt aega veeta siin. Suuremad ruumilised muudatused, nagu linnaplaneerijate ammu ettevalmistatud Peatänava projekt ja Skoone struktuurplaan on ka loomulikult väga oodatud. Ja siis minu poolt viimane ja muinsuskaitse valdkonna selline kolmas soov on näha Tallinna muinsuskaitse osakonna võimekuse kasvu, eriti mis puudutab siis inseneriteadmist ja kaasamisvõimet. Nimelt Riigi Muinsuskaitseametil on insenernõunikud palgal ja nendest on tohutult palju abi ja just sellist ehitusalast teavet oleks võimalik jagada ka Tallinna vanalinna inimestele, loomulikult ka mälestistele üle linna. Ja samamoodi on teavitustöö muinsuskaitse valdkonna võti, edu alus, et ka see on suur töö ja selleks on muinsuskaitsetel lihtsalt vaja rohkem inimesi. Aitäh! Aitäh, Kaarel Truu, ja võib-olla siis kommentaariks kohe sõna Kesklinna valitsuse vanem Monika Haukanõmm, et kuidas see muinsuskaitsjate ettepanek tundub? Aitäh nende ettepanekute eest ja ma pean tunnistama, et nendest ettepanekutest esimesed 2, mida ma ütleks selle peale, et need olid kohe nagu meeldiv kellahelin minu kõrvadele. Miks? Sellepärast, et olles oma niinimetatud poliitiku elule eelneval ajal tegelenud just ligipääsetavuse teemadega, kuidas abivajajad, erivajadusega inimesed saaksid paremini liigelda, siis see on teema, mis on mulle väga südamelähedane. Ja mul oli võimalus ka mõned nädalad tagasi külastada Lyoni, mis on pärjatud aastal 2018 Euroopa ligipääsetava linna tiitliga, kus on olemas ka vanalinn ja on päris palju selle jaoks ka ära tehtud. Ning seal oli ka selliseid lahendusi, mida me saime näha, katsuda ja vaadata ning andis see vägagi tugevalt sellist nagu kindlustunnet, et tegelikult on see Tallinna linnas ka kõik võimalik teha ja muuta seda tänavat ligipääsetavamaks, kasutajasõbralikumaks. Nii et selles ettepanekus ei ole, ma pean tunnistama, et ma olen täitsa sama meelt. Ei ole üldse oponent, vaid hoopis kaasamõtleja sellel teemal, sest mis puudutab nüüd just nende tänavate ligipääsetavuse ja parandamist, ülekäigud ja kõik tänavakivid ja muu. Ülekäigurajad, kasutades ise ka päris jõudsalt neid ülekäike ja ma olen nõus sellega, neid tulebki juurde teha. Aga mille taga see on, miks seda praegu ei ole saanud teha veel? Tegelikult me näeme juba päris mitut lahendust siin ka vanalinnas, mis on tehtud tänavad on väga toredasti ligipääsetavad. Me räägime siin näiteks Viru tänavast või räägime ka Harju tänavast. Aga eks seda tuleb siis tasa ja targu edasi minna, et kui me saaksime näiteks linnas ühe tänava jagu aastas juba edasi liikuda, oleks päris suur samm edasi. Ning
ka sellel aastal on ju kindlasti, ma loodan, pikk tänav, mis loodetavasti läheb ehitusse ja saab ligipääsetavamaks. Ja tihtipeale need lahendused ju, mida ka on võimalik rakendada, need on nii nutikad, et me mõnikord võib-olla tänavat kasutades ei saagi aru, et miks mingi lahendus on ja see ongi kõige õigem lahendus tegelikult. Aga eks see küsimus oli, miks? Ma arvan, et küsimus on tihtipeale ka rahas ja kui me räägime nagu vanalinnas, siis need tööd, need peavad olema ju tehtud kvaliteetselt, väga delikaatselt ja nii, et me ei hävitaks ja ei kahjustaks seda, mis meil on praegusel hetkel. Aitäh, Monika Haukanõmm, ma vaatan teie kõrvel, Ignar Fjuk hoiab peast kinni juba, kes on linnaplaneerimise ametiga väga tihedalt seotud, et kuidas teie vaates see kõik välja näeb, kas see ligipääsetavuse parandamine on üks teema, millega te olete tegelenud ja tegeletakse edasi? No, see on üks loomulik protsess, et me tasapisi muudame selle kunagise linnaruumi inimsõbralikumaks, aga ma arvan, see ei ole tänase vanalinna põhiline probleem. Ja põhiline probleem on minu jaoks see, et need samad tänavad, mis on, ehk ei ole veel nii-öelda inimsõbralikud, aga nad on ju autosid täis. Vaatame Vene tänav, Lai tänav, Pikk tänav, need on ju autoparklad. Tähendab, senikaua, kuni me ei suuda teha seda põhimõtteliselt otsust, et vanalinna ei ole parkla, vaid see on inimestele, siis see kitsad rajad, kuhu me siis rajame nende autode vahele, see ei ole see lahendus, mida me tahame. Nii et esimene suur otsus peaks olema see, et vanalinn ei ole parkla. Selleks muidugi peab linn vanalinna ümber leidma kohad ja need kohad on olemas, siin ei tasu detaili minna, kus saaks selliseid linnaparklaid teha, kus linnaelanikud, kes siin vanalinnas elavad, saavad oma auto jätta. See oleks nagu esimene kommentaar sellele ja teine on ikkagi see, et kellele me siis seda vanalinna üles vuntsime. Nii et elanikud on siit kadunud ja elanikud peaks siia tagasi tulema. Ja seda ei saa nii-öelda lihtsalt soovunelmana, vaid selleks on mujal maailmas väga selged regulatsioonid, mida saab läbi kinnisvaramaksu või maamaksu teha, kus on väga tugev, märksa tugevam soodus kui täna anda eluruumidele ja neile, kus elanikud ka sees elavad. Nii et see oleks mul alustuseks 2 väikest kommentaari. Aitäh, Tallinna strateegiakeskuse ettevõtlusdirektor Mart Luik, et kui autot siit ära saata, siis ei saa ka ärid omale kaupa tuua ja ärid jäävad natukene hätta, et selles mõttes on see jällegi küsimus, mismoodi siis reguleerida seda, et need autod saaksid siia kauba sisse tuua. Just nimelt, ma plaanisingi natukene oma kolleegidele siin oponeerida, et meil oleks ikkagi debatt. Et üks pool on see sama, et me peame endale aru andma, et vanalinna ettevõtjatele, vanalinna elanikele mingites nüanssides võivad olla üldiselt, nad väga hästi omavahel suhtlevad ja inimlikul tasemel saavad hästi läbi need erinevad MTÜ-d ja tihedalt ka suhtlevad, aga mingites nüanssides nende huvid on ristuvad. Et seesama, me kõik saame aru, et Tallinna vanalinna ettevõtluse südames on ikkagi turism. Ja seda turistide puudust me oleme nüüd jutumärkis 1,5 aastat nautinud ja sisuliselt mulle on esitatud väide, mul ei ole mingit faktilist tõestust, et 60% Tallinna vanalinna restoranidest on kas müügis või suletud. Et anname endale aru ka nendest järelmitest. Ja natukene oponeerida, ma olen muidu printsiibis sellega, et teeme nii palju, kui see on mõistlik ja võimalik igast ligipääsuteid Tallinna vanalinnas korda, aga unustamata Tallinna vanalinna unikaalsust. Te kõik tulite siia mööda Munakivi teed. No objektiivselt võttes Munakivi tee on väga ebamugav liikumise vahend. Aga see ei tähenda, et me hakkame seda betoonplaatidega katma. Et kui me jalutame kas saiakäigus või lühikeses jalas, siis me naudime just nimelt seda unikaalset keskaegset atmosfääri ja seda me nüüd niimoodi kuidagi moodsalt ja väga radikaalselt ei tohiks ka ümber pöörama hakata, et me peame kõiki neid samme astuma säilitades vanalinna unikaalsust. Autodest rääkides, tegelikult ju Tallinna linn on siin aastaid selle poole liikunud, alles hiljuti tekkis näiteks elanike poole pealt hoopis vastupidise protesti mõne näite varal, et kui piirati
siis nende vanalinna elanike soodusauto parkimislubade arvu ühele korteri kohta, siis toodi see näide, et mul on seal suur pere, 5 last, eks ole, mitu autot, et ma pean, mind tegelikult nagu tõrjutakse siis vanalinna elaniku sõnade järgi, mind tõrjutakse tegelikult vanalinnast välja selles olukorras. Me seletame vastu, et jah, aga no tegelikult me saame kõik aru, et vanalinn ikkagi ideaalis peaks olema võimalikult autovaba. Aga seejuures tuleb majandada ära kõik nii-öelda igapäevased olmeasjad, tuleb jäätmed ära vedada, tuleb kauplused ja ärid tarnida, seda lihtsalt teha niimoodi, et see meie üldist atmosfääri vanalinnas ei häiri. Aitäh, Mart, anname sõna Simon Eilandile, missugune on noorte ja arhitektuuritudengite nägemus kõigest sellest? Ma ei tea, kas ma nüüd esindan kõiki arhitektuuritudengeid kindlasti, aga Noori kindlasti. aga mina nõustun sellega, et Harju ja Viru tänav on väga hea näide, kuidas on tõesti ligipääsevamaks muutunud. Tänav on väga mugav, väga mugavasti läbitav ja see on väga tore, et nad on seal Munakivi on alles, mis on ju väga iseloomulik vanalinnale just, aga et servades ei ole astmeline kõnnitee, vaid on selline samal tasemel neist siis, mis on graniitkividest. Et kui vähegi võimalik, võiks igale poole, kuhu saab neid juurde sokutada ja asendada neid astmelisi kõnniteid, mis on tõesti sellised loppergused ja kehvad. Aga autodega see on riskantne, sest et muidugi ideaalses maailmas ei oleks vanalinnas üldse autosid, oleks plats puhas autodest, aga kuna me elame kahjuks väga autokeskses ühiskonnas, siis kui teha niiviisi, et vanalinna ei pääse üldse autoga ja ligidusse ei saa ka väga hästi autoga, siis me tõukame inimesi veelgi enam vanalinnast ära, mis on niigi juba tegelikult probleemiks. Linnakodanikul on vähe asja siia, see on kujunenud ikka suhteliselt selliseks turisti lõbustuspargiks. Me peame siis sünkroonis ka võimaldama, või tähendab, tekitama siia rohkem magnetit, et tõmmata linnaelanike juurde, et nad siis teevad selle ohverduse, et mul on vaja vanalinna, aga ma ei saa nii, et ma tulen näiteks bussiga või jalgrattaga. Boris Dubovik, tulihingeline vanalinna kaitsja ja Muinsuskaitseameti muinsuskaitseosakonna juhataja. Te puudusite väga valusa teema, ma ütleks. Ja mina mõtlesin, et need, kes kuuluvad meid, et ei ole vaja vaadata ekraanile, piisab vaadata ümberringi, kuidas meie kõige tähtsam ja kõige kallim praegu plats välja näeb. Lagunenud kõnnitee, betoonplaadid, kogu see esiplats, see on nagu merelainet ja ma ütleks, et kui möödunud aasta linnavalitsuse istungil pidulikult Tallinna linnapea andis mulle kõrgem sellise tähistuse Tallinna vaapemärki. Mina tänasin teda selle eest, et 20 aasta jooksul, mis ma töötasin vanalinnas, jõuti teha kõigepealt pikk jalg ja siis 15 aastat vaikus ja nüüd on tehtud Harju tänav ja Viru tänav. Ja ma ütlesin, ära linnapea, kui sellise tempoga me hakkame korrastama vanalinna, siis läheb veel 120 aastat ja mina nii kaua küll ei ela. Suur aitäh, lähme siit edasi, kodaniku häälele laseme kõlada ja Tiina Mägi, palun. Tähendab, mina ei ole mingisugune ametnik, ma ei ole kunagi olnud üheski ametis, mis oleks Tallinna linnaga olnud seotud käskude või soovidega, ma olen lihtsalt lihtne linnakodanik. Ja mulle see linn meeletult meeldib ja ma austan seda ajalugu, mis ta nii ilusasti püsti pani ja nii targalt püsti pani. Tähendab, need kauged meistrid, kes selle linna tegid väga targa töö. Ühesõnaga, tänavad olid pandud väga ratsionaalselt täpselt sinna, kuhu vaja. Ei olnud umbes lahendusi, majad olid tehtud selleks, milleks neid oli vaja. See tähendab, alumine korrus ja kelder tööks, kaubanduseks, ettevõtluseks ja ka lõbustuseks, ülemised korrused elamiseks.
majadel muide olid ette nähtud ka keldrid ja pööningud, sest et maja pidi koos seisma, mitte vajuma ära, nagu praegu kahjuks on, sest pööninguid enam ei ole. No ühesõnaga pandi targalt paika ja eksisteeris ta vahvalt, sest et ega ma lasin praegu läbi pea just, et sellel pisikesel territooriumil olid omad kindlad piirkonnad, oli Skandinaavia kaupmeeste piirkond ja elukond, oli Vene piirkond, oli Euroopa piirkond, olid igasugused piirkonnad, Toompea elas oma elu ja Tallinn elas oma elu ja siin oli põnev. Kui ma tulin väikese lapsena Tallinnasse, siis ma käisin vanalinnas lõputuid aegu, sest et iga nurga tagant, igast õuest, igast koridorist oli midagi vaadata. Nüüd, kui tulen ma tuttavad lastega vanalinna, siis nad ei näe kahjuks mitte midagi. Nad näevad viilu, fassaadi ja seda sama tänavat, sest et uksed on kinni, väravad on kinni, aknad on kõik ühtemoodi, sellepärast et ettevõtlus ei ole ainult kaubandus. Praegu on nii, et soodustame ettevõtlust, vabandage kõik kaupmehed muidugi, ühesõnaga ost-müük on põhiline funktsioon vanalinnas. Kahjuks. Teine funktsioon on söön. Tähendab, söön, ostan ja müün. Ja see ei ole ettevõtlus kokku. See on üks osa sellest, aga mitte põhifunktsioon. Ja kui nüüd rääkida sellest, millest ma unistan, siis ma unistan sellest, et Tallinn saaks tagasi oma näo. Tähendab, selle imeilusa näo, mis tal oli ja selle huvitava näo, et siin oleks põnev ja huvitav olla. Et igaüks, kes siia tuleb, saaks samamoodi, nagu kunagi see pisike platsidega pika, kelle nimi oli Tiina ja tuli Tartumaad, avastas igal sammul midagi ja avastab siiamaani, kui ta teab, kust ta otsima hakkab, sest ta mäletab veel juuri. Aga need lapsed ja noored, kes praegu tulevad, ei pääse juurde, sest juured on ukse ja värava taga kinni. Nii et kuigi oleks minu teha ja ettepanekuid võiks teha lihtne linnakodanik, siis ütleks ma nii, et hakkaks peale tõsiselt vaatama seda peatükki, mille pealkirjaks on äri, ettevõtlus ja kõik muud niisugused asjad. Tähendab, meil ongi eluruum, äriruum. Ega äri ei ole, ma ütlen veel kord, ostan, müün ja söön. Me peaksime suutma ette võtta ka siin olemise huvitavaid vorme, igasugust klubilist tegevust, avastusi. Lõputult palju oleks igasuguseid niisuguseid, piinlik on hakata neid ette kirjutama, ette rääkima, aga ma toon ühe väikse näite. Võib-olla see iseloomustab paremini. Kui tulete pikast jalast alla, siis võib-olla need, kes on siin pikemalt olnud, mäletavad, et pööre vasakule ja seal oli muusikapood. See on linnaruum. Nüüd seisab ta tükk aega tühi, sest et muusikapoodi ei tahetud, teised seal midagi teha ei saanud. Pikk jalg on mis? Pikk jalg on koht, mida me kogu aeg afišeerime, et see oli üks koht, kus meie kunstnikud on olnud aegu, sajandeid, aastakümneid. Me tsiteerime nende mälestusi, me meenutame neid, aga miks ei võiks sinna samma praegusesse muusikapoodi teha ühe huvitava muusikaklubi, või mitte muusika, vabandust, kunstiklubi, kus oleks aeg-ajalt Heinz Valk hüppaks veel läbi, räägiks, kuidas tema seal elas, üks kui teine tuleks veel läbi, oleksid näitused, seal oleks nende raamatut müüa, seal oleks ka tutvustamisõhtuid ja kursusi lastele ja noortele, sellepärast, et milles on tegelikult kõige suurem oht. Me praegu hirmutame vanalinnast eemale meie lapsed ja noored, sellepärast, et nad tulevad, ma kuskil kirjutasin niimoodi, et nad tulevad, kui kaubandusetikett vanema käe kõrval, teda veetakse läbi vanalinna, ta näeb siin mida? Kui ta näeb poodi ja ta näeb restorani, tal ei ole midagi muud vaadata, tal ei ole kohta, kus olla. Ühesõnaga, ja see on suur oht, sellepärast, et kui nad saavad suureks, siis nad tulevadki siia ainult sööma ja ostma. Väga andekad võib-olla ka müüma, aga peaksid tulema looma, õppima ja rääkima. Tähendab, Tallinn on niivõrd rikas linn oma ajaloo poolest. Ja kui me tahame üldse millegiga eputada siin maailma ees ja ise sellest mõnu tunda ja siin elades elanikuna veel kahekordselt mõnu tunda, siis me peaksime afišeerima ja väärtustama seda, mis on meie ajalooline väärtus. Ükskõik missuguses võimalikes ja võimatutes vormides. Jumala eest,
ei ole meil vaja 25 Korea restorani. Aitab ühest küll. Teeme teistesse ruumidesse midagi muud. Aga põhjus on muidugi väga inimlik. Miks seda linnavalitsus teha ei saa? Sest ta käed on liiga lühikesed, tal ei ole ju enam vara. Mis juhtus? Tallinn on 2 korda elanud üle, neid kordi on rohkem, aga minu jaoks, lihtsa linnakodaniku jaoks on temal olnud 2 šokki. Üks šokk oli siis, kui lõppes teine maailmasõda ja kui see linn läks tühjaks, keda viidi, kes läksid ja tühjadest korteritest tulid, markantseim näide oli see, et kohtu 5. Toompeal Aadli elamus tehti roosasid rinnahoidjaid. Ma käisin kogu aeg aknast vaatamas, kuidas nad seal õmblesid neid. Ja nii edasi, ühesõnaga, siis lagunes see linn oma olemuselt ära. Ja teine on nüüd, kui hakkas see ohjelda, see, et elamispind on eraomanduses, on väga õige, mingi osa võiks muidugi olla ka munitsipaalkäsutuses, aga see, et enamus meie avalikku ruumi, avalikuks eluks kasutatavat ruumi läks erakätesse, vorm kui selline ei ole ju taunitav ja meie seaduse järgi on eraomandus ikka nii püha ja puutumatu, et sa ei tohi temast isegi mitte kõrvalt halvasti rääkida, rääkimata, et otseselt midagi öelda. Aga nad ei sünkroniseeru. Tähendab, linna vajadus ja eraomaniku, sest väga tihti on, ja enamuses on tegemist ju omanikega, kes ei ole Tallinna kodanikud, neid Tallinn kui institutsioon ei huvita, neid huvitab rohkem, mis ma sellega teha saan ja selle eest saan. Tähendab, teine on see, et ma nii väga unistan, et keegi võtaks kätte, kirjutaks eelnõu ja annaks selle Tallinna volikogule töösse, alustame Tallinna vanalinna eristaatuse koostamist ja kujundamist. Siin peab olema oma regulatsioon, mis annab võimaluse, ma ei räägi natsionaliseerimisest, ma ütlen, mis annab võimaluse ja kohustuse riigi, linna ja munitsipaaljõududel ühiselt planeerida selle linna tulevikku. Sest et praegu on see, mis need olid? Need valmis, eks ole, iga üks istus ise otsa peal. Luik, Haug ja Vähk. Praegu on nii riik, linn ja eraomand, iga üks teeb ise suunda, aga meil on see tilluka linn on ju üks. Ma ei tahaks nüüd rääkida kõik see 2 tundi täis oma unistusi, nii et aitäh, Tiina. Katkesta mind. Aga võtame siit kohe sõnajärje üle, kes esimesena tahab Tiinale vastata. Võib-olla Mart, miks mitte? Väga tänulik Tiina Mägile selle teema püstituse eest, et see on just ja ka selles mõttes kohe sellise adekvaatse ootuse paikapanemisel, et vastab tõele, et tegelikult ju Tallinna linna käes on seda vara vanalinnas üsna vähe järgi jäänud, et enamus on müüdud erakätesse ja mida me vabaturu tingimustes ei saa ei saa ettevõtjale käsu korras öelda, et hakka tegelema mingi ettevõtlusega. Küll aga me tegelikult töötame sellise mõtte kallal, kus me suudame leida teatud pinnad, peamiselt esimesel korrusel, või ongi, esimesel korrus ongi fookuses, teatud pinnad sellise ettevõtluse toomiseks vanalinna ja see ei ole ainult ideaalis, kui me selle suudame käivitada, siis see oleks võib-olla ühine ettevõtmine nii Tallinna linna kui ka ettevõtjate ühisosas, sest tegelikult avara pilguga vaatavad vanalinnas tegutsevad ettevõtjad saavad suurepäraselt aru ka, et see monofunktsionaalsus on kõige suurem probleem vanalinnas. Et me suudaksime siia tuua, on see muusikaklubi, on see Kingsepp, on see pagari töökoda, kus saad värske leiva osta. Lapsed. Ja nii edasi, et diversifitseerida seda ettevõtlust vanalinna kontekstis ja nii, et kui me kujutame nüüd, kanname üle Härrased, mikrofonid on väljas. Aitäh, nüüd on sees tagasi. Proovime uuesti. Nii, tüütab Tallinna vanalinnas elab, eks ole, praegu siis uuringu järgi 2300 elanikku. See on selline korralik Alev, eks ole. Et kujutame ette, et seal Alevikus on ju kõik teenused olemas. Et natuke selle kontseptsiooni kallal me praegu parasjagu
mitte natuke, vaid me selle kontseptsiooniga praegu töötame ja loodame siit mingi plaaniga välja tulla, et selge see, ja me kutsume üles ka tegelikult vanalinnas kinnisvara omavaid ettevõtjaid, mõnda ma juba täna tean, kes oskab selle avara pilguga vaadata, aga ka need teised, kes võib-olla vaatavad ainult kitsalt ruutmeetri hinda, et vaataks natuke avarama pilguga, et täna on see selle võlts merevaigu müügipood ja homme seda ei ole. Või et täna teda juba ei ole peale 1,5-aastast põuda turismisektoris, nii et aga igati tervitatav mõtteviis. Aitäh, Mart. Monika Haukanõmm, mida teha selleks, et lapsed tuleksid tagasi vanalinna ja me mäletame kõik veel vanalinna päevasid, me oleme enam-vähem selles eas, kus me mäletame, kuidas siin müüdi plombiiri ja igasugused hoobid olid lahti ja sai igasuguseid huvitavaid asju proovida ja tänapäeval tõesti väga, väga keeruline on leida siit lastele midagi sellist, et kuskile mänguväljakulegi nad tuua või nii. Hea päevajuht muidugi natuke andis ka juba vastuse ära oma küsimusele, et eks tänapäeva lapsed ongi natuke ka teistsugused, võib-olla kui nad olid veel mingi aeg tagasi. Aga me saaksime ju lapsed tegelikult vanalinna siis, kui siin on pered. Ehk siis, et vanalinn on kodu, see ei ole lihtsalt selline turistide meelelahutuspaik, vaid see on kodu, see on elukeskkond. Aga selleks mulle meeldib väga ja järjest rohkem on hakanud meeldima see 15 minuti linna lähenemine, mis tähendab seda, et kõik, mis ma tahan ja mis mul vaja on, et siin elada, on mul lähedal ja ma tegelikult väga ei peakski kuhugi ära minema. Ehk siis lasteaed, mida siin juba nimetati, oleks vanalinnas. Muidugi peab siin kohe ka mõtlema selle peale, et see ei tähenda muidugi seda, et sellesse lasteaeda ilmselt ei hakka käima ainult vanalinna lapsed. Aga või siin on kool, siin on pood, ehk siis kui ma tahaksin osta endale naerunäoga sokke, et võib-olla ma ei peaks siis istuma autosse ja sõitma linna äärde kõige suurematesse kaubanduskeskustesse, vaid et me hakkaksime uuesti armastama selliseid väikseid poode, kuigi eestlased mulle tundub kohati, on ikka kaubanduskeskuste usku ja tahavad ikka seal hängida pool päeva näiteks perega. Aga kahjuks me ei ela enam selles riigis, kus täpselt öeldakse ette, kuidas peab tegema ja riik ei saa ka otsustada. Ma arvan, et me ei taha ka seda enam. Et siin on ikkagi see koostöökoht erinevate tasandite vahel ja kokkuleppimise koht. Et käsukorras seda muidugi teha ei saa, aga tingimused tuleb luua. Selles mõttes on nii riik peab siin astuma omapoolseid samme, et seda seadusandlust luua. Võtame selles esimeses ettepanekute plokis oli niinimetatud külaliskorterite teema. Selleks on vaja natuke siin riigiabi, et meie saaksime linnas seda rakendama hakata. Ja kohalik omavalitsus oma kohustusi täidaks ja elanikud ja ettevõtted jätkaksid, et siis saab seda teha, et kui me jõuaks selle 15 minuti linna ideega edasi, siis meil oleks võib-olla siin ka rohkem lapsi, kui meil on siin peresid tervikuna. Ignar, aitäh. Mida rohkem ma seda juttu kuulen, seda rohkem ma tahaks peast haarata ja kergeid lahendusi siin ei ole. Tähendab, me ei tohi unustada, et see on välja kujunenud keskkond. Siin on eraomand, mis on püha ja puutumatu ja seda ma ei ütle irooniaga. See on seadusega kaitstud. Ma toon näiteid, kuidas on meie naaber Põhjariikides asjad korraldatud, sest seal on enamus maast munitsipaalmaa ehk linnamaa või riigimaa ja eraomandit on väga vähe. Ja seal linnad organiseerivad ja teevad suuri arendusi. Nad ei ehita seda, aga nad osalevad planeerimises ja selles planeerimises on täpselt kirjeldatud ära näiteks esimeste korruste funktsionaalsus, mis seal võib olla ja mis seal ei või olla. Ja see antakse siis nii-öelda konkursi korras arendajatele välja ehitada ja neil on kohustus 100 aastat seda jälgida. No meil ei ole, ma ei kujuta ette, et nüüd seal on mingisugune restoran, et mingisugune jõud suudab öelda, et teeme seal nüüd laste mingisuguse kunstiklubi. Selleks ei ole Eestis õiguslikku alust, aga
ma olen ühe analoogia leidnud. Te teate, hiljaaegu toimus see apteegireform ja üldiselt on apteegid vastavalt sellele apteegiseadusele, seal on antud teatud distants, kui lähedal mingi apteek teisele võib olla. Ja ma arvan, et esimesena võiks Tallinna linn volikogu otsusega proovida rakendada seda suveniiripoodide osas. Tähendab, Tallinn on eemale tõukav kohalikule elanikule nende suveniiripoodides osas, mis ei ole suveniiripood. No miks, kas merevaik ei meeldi? Merevaik või siis matrjoškad või veel midagi, mis ei puutu asjasse, isegi ka turistidele. Nii et ma arvan, et seda nii-öelda mingisugust hajutatuse printsiibil tuginevat lähtepunkti selle küsimuse lahendamiseks, ma arvan, see on ka meie seadustega oleks kooskõlas. Selle nii-öelda eristaatusega seonduvalt, mida Tiina tõi välja, ma tean, et Riigikogus on vähemalt 25 aastat on aeg-ajalt peale valimisi tuleb päevakorda, et teeme pealinna seaduse, mis annaks ka muide siis eristaatuse ja kirjelduse, kuidas vanalinnas need regulatsioonid võiks olla ja mitte ainult, vaid ka miljööaladel. Aga alati on see põrganud selle vastu, et Eesti on liialt väike ja igasugune selline eriseadus loob eribürokraatiat. Nii et ma arvan, et see ei ole hea, kuid me võiksime neid nii-öelda probleeme tõstatada julgemalt ja ka volikogu poolt neid julgemalt lahendada. Simon, kuidas noortele paistab, kas vanalinna on asja või tasub siit ikkagi edasi põrutada kohe Noblessnerisse ja Telliskivi? See sõltub vanusegrupist. Kõige väiksemad lapsed muidugi tavaliselt peale kooli lähevad ju otse koju. Ja no, mina mäletan siis, kui mina veel põhikoolis käisin, siis ega vanalinnas oli küll, see oli niisama tore olla. Muidu siin nagu jah, muidugi ma ei tea, et konkreetselt lähen mingisse klubisse, noorteklubisse või mõnda huviringi siin nagu õieti ei olnud, aga niisama oli küll tore siin tatsata ringi. Ja ma ei ütleks, et praegu on ikka veel siin lapsi käib ikka ringi ja niisama hängivad, chillivad seal. Näiteks Harju tänaval on, siis kui on soojem ilm, siis on tore seal niisama passida. Uisutamas käia? Talvel on seal täpselt uisuplats. Ja muidugi eks sellele minu kogemusele on aidanud kaasa ka see, et mul on üksjagu sõpru, kes on juba noorest saati elanud vanalinnas. Nii et meil on olnud asja siia tulla ja siin olla. Aga väga paljud lapsed muidugi sõltuvad, kui keegi elab näiteks Õismäel, siis tal on kaugele siia tulla. Pigem tõenäoliselt on seal või ma ei tea. Minu arust see näiteks Solarise kultuur on mööda läinud juba. Seda nagu enam, see on välja surnud. Aga jah, minu vanuses praegu üldiselt nädalavahetusel minnakse ikka Telliskivi või Noblessnerisse, mitte ei tulda siia. Aitäh. Boris, kuidas see tundub, et oleks eriotstarbed, eripiirkonnad, eriotstarbeks, lõbustus ja meelelahutus ühes, elamupiirkond teises kohas Tallinnas? Kõigepealt ma tahtsin meenutada Tiina Mägi, kui sa olid volikogu. Et 22 aastat tagasi, kui mina hakkasin tegelema, praktiliselt üle 90% kõik pindala ja just esimesed korrused, poed, värgid kulusid Tallinna linnale. Ja siis hakkas volikogu surve ja hakkas erastamine ja nii edasi. Kogu aeg vaidleme, ma tean, mulle ka ei meeldi Tiina matrjoškad, aga kui see on eravaldus ja erapood, ükski ja sina olid Riigikogus, Ignar, et mis seadusega me võime käskeda, et tema ei tohi matrjoškat müüa, kui see on tema erapood. Ja täpselt sama nende teistedega, et ma räägin veel 20 aastat tagasi on kohutav palju pindala esimesel korrusel Viiru ja arvatud isegi Raiko platsil kulusid Tallinna linnale. Aga nüüd rong on ammu läinud. Ja Triin tahab korraks kommenteerida, võtame siit mikrofoni. Ja, palun. Ja ma ei hakka pikalt, aga see, et erapind on niivõrd püha ja puutumatu, et seal üldse midagi omavalitsus seada ei saa, et see nüüd ka päris tõele ei vasta, et ma olen päris palju tutvunud erinevate vanemate turismilinnade tegevusega.
ja noh, ma ei tea täpselt, millise dokumendi alusel näiteks Amsterdam keelab uusi suveniiripoode vanalinnas, aga nad teevad seda. Ma ei tea täpselt, millise seaduse alusel Lissabonis näiteks keelatakse uusi Airbnb kortereid teha ja Covidi ajal nad on läinud omavalitsusena selleni välja, et linn rentis need korterid endale ja rentis üürikorteritena pikaajalisematele elanikele edasi, et nagu tuua seda kohalikku püsielanikkonda tagasi. Et igasuguseid asju tehakse ja ma arvan, et Tallinnas kõige käega katsutavam viis hakata kuidagi mingit funktsionaalset planeerimist lauale tooma on kesklinna üldplaneering, mida nüüd tehakse esimest korda, et sellega ehk saab mingisugused suunad seada. Ja üks nüanss veel, et kui ma ei eksi, siis kas mitte Tallinn ei ole ikkagi vanalinna suurim kinnisvaraomanik endiselt? Ei ole? Eraomanikud on juba... Ja, palun, Ignar. Ma tahtsin Triinule lisada siia juurde, et tõepoolest on, vanalinn on ju eristaatusega vastav muinsuskaitseseadusele ja muinsuskaitseseadusesse tuleks siis lisada lihtsalt vastav sätted selle kohta, et on kohalikul omavalitsuse õigus reguleerida sellest teatud ettevõtlusvorme. Praegu seda minu meelest seal ei ole, aga kui see seadusesse saab see punkt sisse kirjutatud, siis selle alusel kohalik omavalitsus saab seda teha. Seaduses on mitmekesine kasutus sisse kirjutatud aastal 2019, nii et mingisugusel tasemel ma arvan, et see annab õigustuse küll juba praegu. Suur aitäh, väga hea, meil ongi läinud diskussiooniks, aga kas ma saan õigesti aru, et Eero peab ära minema, et tõstame natukene Eero Kotli ette poole ja kuulame Vanalinna Seltsi esindaja mõtteid? Jah, üldiselt on nii, et naisterahvad kipuvad tahtma muuta minevikku. Me teame, et me midagi enam teha ei saa, aga me saame konstanteerida. Ja palun ärge võtke neid konstanteeringuid virisemisena, vaid võtame nii, et me oleme jõudnud umbes sellistele tähelepanekuteni. Et kuna vanalinna osas on Tallinna linnal, linnavõimul puudunud visioon, mis sellest saama peaks hakkama, siis me oleme jõudnud sellise terminiga nagu monofunktsionaalne asula samasugusesse seisu. Et me nägime, et see monofunktsionaalsus tegelikult on turism. Et kui turistid ära kadusid, siis kahjuks ettevõtjatele enam kliente ei jagunud, sest see potentsiaal, mis oleks tallinlaste hulgas, see on lihtsalt aastatega kadunud. Ja ma usun ja loodan küll seda, et tegelikult ettevõtjad on niivõrd nutikad ja osavad, et nad oskavad olukorra muutudes leida teisi lahendusi ja see on väga kena, et linn tuli nendele vastu nii palju kui linnapindadel on ettevõtjaid, nende üüre alandati ja see oli ka väga heaks hoovaks selleks, et eraettevõtjad samuti ettevõtjaid toetaksid. Aga minu arvates või meie arvates Vanalinna Seltsis on praegu see ajaaken, kus tegelikult saaks muuta seda tekkinud situatsiooni, kui oleks vaid soovi. Et tegelikkuses on vanalinna elanike kadu olnud niivõrd märkimismäärne, et see sarnaneb jällegi ääremaastumisega. See tähendab seda, et kodud tühjenevad ja kodud on tühjenenud. Ja kahjuks linna ametnikkond võib-olla ei adu seda, et sellised toredad kõrged eesmärgid, mis tihtipeale, mille tagant küll paistavad välja hoopis teised eesmärgid nagu rohepööre ja kõik muu, tegelikult väga paljud otsused on elanikele kahjulikud. Mart siin tõi välja selle, et tõepoolest viimane parkimistasu tõus, siis kui ettevõtjatele anti 50% kuni 80% üürisoodustust,
sel samal ajal suurematele peredele tehti kingitus 1500% parkimistasu tõusuga. Et see on see teema, mis tegelikult väga häirib, et meil ei ole elaniku käest ei küsita selliste otsuste tegemise juures kahjuks üldse, et kuidas see nii-öelda mõjuhinnang on, et mida see tegelikult meile kaasa toob. Muinsuskaitse aspektist ma tean, et viimasel ajal mujal maailmas on juba mindud ka seda teed, et lisaks materiaalsele muinsusele aktsepteeritakse ka inimese faktorid selles muinsuse juures ja mul on tunne, et Tallinna vanalinnas oleks ka tore, kui see aspekt hakkaks ka mängima mingisugust rolli. Siin oli juttu sellest, et need insenerid, kes tõesti abistaksid neid hullumeelseid, kes veel tahavad oma kodu vanalinnas pidada, on äärmiselt teretulnud. Aga nüüd siis võib-olla siis unistustest ja lihtsalt vuristan ette need, mida meie ootame ja loodame, et see ikkagi juhtuks, vaatamata sellele, et ametnikkonnal on komme otsida põhjendusi, miks ei saa, siis tegelikkuses head juhid selle asemel, et otsida, miks ei saa, mõtlevad selle peale, kuidas saab. Ja ma ei kahtle selles, et ka on võimalik praegustes raamides siiski meelitada siia selliseid, keda me tahaksime, selliseid ettevõtjaid, keda me tahaksime vanalinnas näha. Aga veel ennem, kui sellest rääkida, ma nii-öelda ütlen omade aspektist, mida tahaks näha, et vanalinnas oleks. Lasteaiast oli juttu. Me tahaks, et võib-olla isegi koole oleks rohkem, sest see, mis on teinud VHK, Vanalinna hariduskolleegium oma osas Ladina kvartalis, on lihtsalt märkimisväärne. Seal on nii palju elu. Me tahaks, et siin oleks ka vanadekodu. Me tahaks, et siin oleks ka munitsipaalkortereid. Me tahaks, et siia saaks tulla elama ka need inimesed, kes võib-olla tõesti kallist vanalinna korterit ei jõua rentida või osta. Me tahaks, et siin oleks kogukonna maja. Me tahaks just nimelt nii, nagu Monika ütles, see 15 minuti asi. Me väga hea meelega näeksime, et vanalinnas oleks kaasaegseid jagamiskontorid. Siia tuleksid inimesed, neil oleks põhjus siia tulla. See internet levib igale poole, ei ole mingit küsimust. Me tahaks, et oleks sündmusruumid nendel tühjadel pindadel, mida praegu on, kas või ajutiselt. Me tahaks, et siin oleks worklandid. Me tahaks hea meelega näha, et siin müüdaks vanu asju, vintaaži. Me tahaks, et siin oleks röstlad ja pagarid. Me tahaks, et siin oleks tõesti selliseid asju, mis me unistame sellest, et siia tuleksid õiged need linlased. Neil oleks siin huvitav ja kas vaba aega veeta, aga veel parem oleks see, kui nad tahaksid siin elada. Võõraste aspektist me tahaksime pakkuda nii-öelda konkreetselt, leida need võimalused, kuidas meelitada Eesti edulugusid vanalinna. Kõik meie uhked ükssarvikud, et otsime need lahendused, otsime need eravõtjad, kes rendiksid nendele, et siis, kui meil tõesti turistid tulevad tagasi, et neil oleks põhjust mitte näha matrjoškat ja võlts merevaiku, vaid neil oleks uhked Eesti asjad. Need, millega me oleme maailmas tuntud, on siin samas vanalinnas nähtaval. Me tahaks näha võib-olla ettevõtlusameti poolt, võib-olla termin ei ole õige, näha seda, et vanalinna äripindasi manageeritakse nagu kaubanduskeskusi. Seal on väga selgelt diferentseeritud, kus mis asub, et üks teisi ei segaks. Ja lõpetuseks, et minu arvates ja meie arvates on vanalinn see koht, kus meie ühiskond on juba küllalt küps, et
vanalinnas oleks omavalitsus, vanalinna oma vald, kui me lõime vanalinna seltsi, me ütlesime, et me tahaksin vanalinna valla kunagi luua, aga tegelikult praegune seadusandlus võimaldab seda ja seda me tahaks pilootprojektina meeleldi näha, et me ikkagi valime endale asumi vanema vanalinlaste hulgast ja sellel vanalinna vanemal on siis küllalt õigust mõjutada selliseid otsusi, mis tegelikult reaalselt vanalinlasi puudutavad. Et neid otsuseid ei tehtaks omast tarkusest kuskilt kaugemalt, vaid see oleks nii-öelda partner linnale otsuste tegemisel, mis puudutavad otseseid meid. Ja ma lisan omalt poolt oma isikliku unistuse, et ettevõtlusametile lisaks tuleb ka elanikeamet, sest praegu on ettevõtlusametiga tegeleb üle 50 inimese, aga nii-öelda normaalse, tavalise inimesega ei tegele mitte ükski amet. Aitäh, Eero Kotli, ja lähemegi siit äkki edasi sellega, et küsime, mida siis teha, et vanalinna tuleks, ma ei tea, poole rohkem inimesi, 5000 elanikku, mitte 2500 nagu praegu. Monika, palun. Ma arvan, et ma saaksin päris hea ja kõrge auhinna, kui ma nüüd oskaks selle kohe täpselt kõik ära öelda, kuidas see asi võiks käia. Sest tegelikult Eero muidugi ju nimetas väga palju neid erinevaid aspekte ära, sest siin ei ole ühte kuldvõtmekest. Mis puudutab niinimetatud erinevate pindade peal tegutsevate ettevõtete profiili või mida nad seal teevad, siis muidugi lihtsam lahendus on see, et reguleerida seda kõike saab nendel pindadel, mis kuuluvad linnale. Seda saab teha ja see ei olegi mitte väga nagu raske. Aga neid pindasid on tõesti umbes 100-150. Nüüd on praegu neid vabasid pindu on 8. Võiks ju siis ka nendega alustada. Aga see tähendabki seda, et meil on vaja maha pidada ikkagi see arutelu ja otsustada, mida me tahame, aga seda me saame tehagi teiega koostöös. Et mis on see, milliseid, ma ei tea, poode me tahame, millist kohvikut või millist pagarit või mida iganes. Et mis puudutab tõesti lasteaeda, kooli, vanadekodu, nagu siin välja toodi, siis taas kord seda võib algatada linn, aga seda võivad algatada ka ettevõtjad ja elanikud. Taas kord see ei ole ju ainult linna ülesanne. Aga kui seda koos tahta, siis ma usun, et selle saab ka ära teha. Kuidas teie nii-öelda selline vahekord on, et kas te saate vanalinna seltsiga kokku kord aastas vanalinna päevadel või toimub selline tihem infovahetus? Mulle tundub, et me ajas oleme ainult rohkem ja rohkem kohtunud. Et päris tihe olnud see kindlasti ei ole üks kord. Ma arvan, et siin ma ei hakka ju ütlema. Me tegelikult saime kokku ka juba paar päeva tagasi, 2 päeva tagasi enne seda, aga see kordade arv ei ole tähtis. Ega me ju kvantiteeti ei taha, vaid tegelikult kvaliteeti. Vähemasti suhtlus käib ja see on tähtis. Absoluutselt. Koostöö. Ei lubataks. Et oleks linnaosa vanemal otsustusõigus, siis oleks nendel kohtumistel ka nii-öelda tagajärgi. Aga kuna otsustamine käib ikkagi väga, väga kitsas ringkonnas, siis kahjuks sinna välja jõudmine võtab aega. Moonika ise tead, et me oleme selle nii-öelda kriisiprogrammiga tegelenud ju varakevadest saadik. Ja tegelikkuses, et otsustajateni see asi jõuab väga-väga vaevaliselt ja see on selle hierarhilise linnasüsteemi viga, et tegelikult nii-öelda see rohujuure tasandi arvamus ei loe üldse.
Uus vanalinn võiks koondada endas siis kultuuri- ja eliitbürood ja edukate kaubamärkide esindused. Siin oli ükssarvikutest juttu. Mart, kisub natukene mikrofoni sinu kätte see teema. Jaa, et mida me saame teha, on luua seda atmosfääri, aga loomulikult ega ükssarvikud otsustavad või mis tahes Eesti eestvedajad otsustavad ikkagi ise, mis nende, kus neile sobiv atmosfäär on. Võib-olla ühel päeval nad hindavadki just vanalinna. Täna nad hindavad sellist nagu postindustriaalset, sellist kerget tehase, väikeste kraanadega, vanade kraanadega, niisugust tehase atmosfääri oma kinnisvarapindadel, nagu me näeme, kus nad tegelikult paiknevad. Et me saame luua siin atmosfääri ja siin ma tooks välja ühe olulise nüansi, mida tõesti me Tallinna vanalinnas ühiselt saame teha, on tegelikult seda sama, see puudutab, me turismini veel jõuame, on ju ka, aga ilmselt seda Tallinna vanalinna brändi ühiselt koordineeritult turundada, nii et me enam-vähem vaidlemegi need vaidlused regulaarselt läbi ja astume enam-vähem ühte jalga, et see, kui me vaatame edukaid kinnisvara projekte, mis on rahva hulgas ka popid, Noblessner, Telliskivi, siis nende kõige eritunnus on see, et nad süsteemselt turundavad ennast ühtemoodi, et seal on üks selge kuvand. Aga ma küsiks korra vanalinna poole pealt tagasi, mis oli varem sellest uuringust tuli ka välja, mind natukene mingis mõttes kummastab see soov, et kas te tegelikult ka tahate, et riigiasutused, erinevad riigiasutused kindlasti jääks siia vanalinna, et mis see nende väärtus on, sest mulle silme ette tuleb näiteks Washingtoni kesklinn, on ju, mis koosneb ainult riigiasutustest ja kui tööpäev on lõppenud, siis see on kummituslinn, olgem ausad, see kesklinna osa, sest inimesed seal väga ei ela ja ei tahagi elada, sellepärast, et ta on nagu kergelt kummituslinn peale tööpäeva lõppu, et võib-olla küsiks nii vanalinna seltsi poole pealt, kui see oli ka reflekteeritud selles uuringuseks. No siin kindlasti ei ole seda ohtu, et riigi- ja linnaasutused kuidagi hirmsasti domineeriksid. Et neid on siin ju suhteliselt väheks jäänud, nõukogude ajal oli väga palju, aga nüüdseks on jäänud üksikud ja nende väärtus on selles, et see on palju töökohti, see on palju inimesi, kes on suhteliselt heal järjel, käivad iga päev vanalinnas, söövad siin lõunat, käivad võib-olla peale tööd ka kuskil, et loomulikult see on väärtus, et vanalinnas on töökohti, et see ei pea tingimata olema mingi linna- või riigiasutus, aga need on traditsiooniliselt siin olnud. Aga loomulikult nad võiksid siin mingil määral edasi olla, aga teada on, et viimased ministeeriumid plaanivad välja kolida, linn plaanib ka omale ju pikalt juba uut raekoda, et ettepanek oligi see, et kui nad paratamatult välja kolivad, siis kindlasti ei tohiks anda sama kergekäeliselt nagu seni neid ruume lihtsalt erakätesse, sest siis nad lähevad hotellideks ja meil veelgi süveneb ainult see turismikeskne areng. Et siis need on need ruumid, mida saaks linn endale hoida ja teha kõiki neid vajalikke asju. Tiina tahab kommenteerida lisaks. Ma tahan lihtsalt oma õele jutuga vahele tulla. See ei ole nii, ei jää järjest vähemaks. Palun astuge mõni päev ilma autota Toompeale, käige Toompea läbi. Mis asi on praegu Toompea? Toompea on praegu üks riigiasutus ja natukene saatkondi. Tähendab, see on košmaar. Ma ütlen ikka oma tutvusringkonnas, Toompea on langenud ja ma kardan, et lõplikult. Ja kusjuures viimane samm nüüd, mida Tallinna linn tegi minu meelest ülimas ülbuses, ülimalt ülbele Riigikogule või Riigikantseleile. Ühesõnaga, läks ka viimane võimalus anda välja häid kortereid ja teha hea elamispind Toomkooli 9 näol. No miks oli Riigikantseleile veel seda ka vaja alla neelata? No püha Jeesus, nad on seal ju nii 2/3 enda alla võtnud. Tähendab, Toompea on üks suur riigiasutus ja täiesti mittemõistlik koht. Aitäh, Tiina. Ignar. Ma võib-olla fookuse paneks paika, et lõpuks on tõepoolest on vanalinna vaja igasugust asutusi, ka riigiasutusi, aga ma arvan, meid kõiki häiriks see, kui see riigiasutus, mis paneb oma uksed kell 5 õhtul kinni, ulatab ka esimesele korrusele. Nii nagu see Harju tänav 11, kus Majandus-Kommunikatsiooniministeerium oli ja ka praegu, kus sinna vist tehakse hotelli, jätkab samas võtmes, et linnakodanikul pole seal sellesse hoonesse asja. Nii et selles suhtes ma arvan, et
linn saab reguleerida, et esimestel korrustel ei saa olla nii-öelda suletud uste taga mingisugused asutused või kinnised toad. Aga põhiprobleemiks ma nüüd siin istun ja kuulan on vist ikkagi see, et tuua elanik linna tagasi. Ja ma toon teile ühe isikliku kogemuse näite, kui ma 87. aastal esimest korda välismaale sain ja Helsingisse, seal meid Vilem Künnapuga võttis vastu arhitektuuribüroo Pekka Helin Siidonen. Ja nendel on seal keset linna oli 4-korruseline maja, 1 trepikojaga, üks päris siukene vanaaegne maja. Ja imestusega ma vaatasin, et see büroo oli 4 korrusel, aga igal korrusel oli ka üks kušett. Et miks see kušett on seal? See on sellepärast, et kui tuleb kontroll ja kontroll käib aastas 12 korda, iga kuu vähemalt 1 korral, et kui seal selles 2., 3. ja 4. korrusel elab üks inimene, siis on üür 5 korda odavam. Ja see on väga lihtne. Nemad nagu tegid trikki, aga seal töötasid usinad ja korralikud inimesed. Et ainult läbi teatud hoobade, läbi maksunduse saab reguleerida ja tuua inimesed vanalinna tagasi. Niisama käsukorras ei juhtu mitte midagi. Aitäh, Simon, noore inimesena, mis paneks kolima vanalinna? No ma koliks niisama ka juba praegu vanalinna, ilus koht on. Aga hinnad on kõrged, see ongi see põhiline probleem. Ma ei kujuta ette tõesti, kuidas, siin on ideid läbi käinud küll, need on kõik väga ausad ideed olnud, et kuidas saada üüri või korteri hind odavamaks. Kõige lihtsam lahendus on see, et sa lihtsalt sünnid rikkasse peresse. Jah, see on hea lahendus, aitäh. Boris, ja palun. Et kommentaariks nii palju olles kokku puutunud teiste vanalinnadega ka peale Tallinna, siis minu arvates Tallinna olukord ehkki spektri täiesti teisest otsast on sarnane Valgaga. Valga on üks omavalitsus, mis teadlikult tegeleb enda ajaloolise linnakeskuse turutõrke ja väheneva elanikkonnaga, et Tallinnas tõenäoliselt lahendus võiks olla ka kusagil sealpool, et omavalitsus hakkab jõulisemalt seda siin toimuvaid protsessi ise suunama ja kujundama, sest et lihtsalt nagu vabale turule lootma jäädes võib see kõik minna isevoolu. Aitäh, Boris. Ohkan ainult. Miks? Ja selle kriitika, ma veel kord räägin, et vanalinn on juba praktiliselt erastatud. See, mis Tiina ütles, seda ma tahtsin ka mina öelda, et Toompea on juba Riigikogu või riigiasutused. Mul tuleb meelde kunagi, kui kritiseeriti Toompea lossi, kus oli mind nõukogu, et kui palju neid seal peab mahtuma ja nii edasi, nii edasi. Ja siis, kui iseseisvus tuli, siis hakkas tšuh, Stenbock ja kõik teised ja nii edasi. Ja praegu ongi praktiliselt pool Toompea riigi käes. No aga kui Toompea on riigi käes, las ta siis olla, aga kuidas inimesi siia alllinna juurde saada, elanikke? Oota, ma veel ütlen. Meie tellisime kesklinna valitsusega laste mängu väljaku sinna lossi kõrvale ja selle kuidas selle kohviku ja Piip ja Tuub. Ja ma tegin personaalselt Monikale ekskursiooni, kaasa arvatud Kõlvart, kui ma rääkisin temaga, et võiks Toompeal selline laste välja. Esimene küsimus Kõlvarti, Boris, aga kas sinna keegi tuleb? Ja Monikale ma tegin personaalse ekskursiooni ja nagu meelega ma ütlesin Monika, lähme sellest platsist, ma teen ringi ja näitan, kui palju seal korterid veel säilinud. Ja esimene maja korter, elamu tehakse värav lahti ja pisikesed lapsed jooksevad väravast välja. Ja seal on tõesti, kui teha ringi, et Ruutu tänav elab Tiina Mägi, siis on mujal ka, et 10 korterit, mis on veel elanike teis. Nii et see ei ole nii traagiline.
Siis mis puudutab valumise linna, ma ikka kaitsen natukene. Seda, et näiteks Harju tänav on olemas kunstigalerii, kultuurne vastutus, muuseas see on linna oma. Kunstiga võib tutvuda Pikal tänaval, aga neid on ära kätes. See on Hobuse pea juures galerii ja see Drakoni galerii. Mis puutub 15 minuti süüa osta, siis Pikal tänaval on Riimi, Delegardiis all on Riimi, siis on VV Passaaži nurgas Maxima ja veel Prisma, vabandust. Ja siis 50 meetrit on Vanalinna kaubahall. Ja see Monika, absoluutselt isegi vähem kui 15 minutit, et ühest poest minna teise. No. Aga tõsi küll, lasteaed, aga viimane oli Lait tänav 9, aga see oli eralasteaed. Ja me rääkisime ka linnavalitsus ja sinu eelkäijatega, et 2 vara, mis oleks ideaalsed lasteaia jaoks, isegi oma hooviga, aga minu vana sõbranna Kirsi Nigesen praktiliselt erastas ja selle Okasroosikese kompleksi hakkas rajama laste muusikakooli. Ja meil on veel, Monika, üle tee on säilinud uusi ja täna vaheline maja, pluss muusikamaja uuel tänaval ka pidevalt eksisteerib, seal lapsed pidevalt käivad, nii et ei saa öelda, et see on kõik käest ära. Aitäh! Ja teeme veel väikse muudatuse ja räägime nüüd turismist, sellepärast et Külli Karing peab minema bussile. Eesti Turismifirmade Liidu hääle teeb just tema kuuldavaks, milline võiks olla meie kõigi unistuste vanalinn ja kohe ka see küsimus, et praegu turiste ei ole, aga kui turistid tulevad tagasi, kas siis kõik need mõtted on üldse vajalikud? Tervist ka minu poolt. Mina olen siis see inimene või esindan seda organisatsiooni, kes tegeleb välisturistide Eestisse toovate firmade ühendamisega. Ja võiks küll mõelda, et praegu me asume siin väga oponeerima, et turistide hordid on endiselt siia loomulikult väga oodatud, aga tõesti, mida meie tahame öelda samamoodi, välisturistid tahavad näha kohalikku inimest, nii et meie suur soov on ka, et oleks vanalinnas kohalikud elanikud, kohalikud linlased, Eesti turistid ja välisturistid kõik heas tasakaalus. Sellepärast, et välisturist samamoodi otsib elamusi, ei taha tulla lõbustusparki, kus on ainult teised välisturistid. Kõik tahavad näha kohalikku elanikku, tahavad näha, kuidas kohalik elanik jalutab koera, istub kohvikus, läheb, ostab saia ja läheb hommikul kirikusse võib-olla. Et see, et siin oleks kohalikud inimesed ja kohalik tegemine, see on meie turismifirmade soov täpselt samamoodi, nagu see, mis me siin oleme rääkinud. Aga teine pool sellest asjast on see, et ega need turistid ju vähemaks ei jää. Me loodame, et nad tulevad tagasi ja küsimus on, kuidas me nendega hakkama saame, kuidas me neid saaksime niimoodi hajutada, et nad käiksid neid teid pidi, kus nad ei ummistaks, sellistel kellaaegadel, sellisteid trajektoore pidi. Et meie unistus selles kontekstis on kahepoolne, et ühelt poolt tekiks kohalikke inimesi rohkem siin, tekiks kohalikke tegevusi rohkem ja teistpidi, et turistide voolu saaks kuidagi paremini korraldada. See on selline asi, mida ei saa teha meie kui turismifirmad omaette üksinda. Seda ei saa ka teha, linnavalitsus omaette üksinda. See on see koht, kus meie arvates tuleks istuda kokku ja teha konkreetne arutelu, konkreetne planeerimine. Sest praegu on see aeg, kus on meil turistide vaene aeg, aga me arvame, et nad tulevad tagasi. Ja selleks, et praegu, et järgmisel aastal samal ajal siin, samal kuupäeval siin platsil oleks meeldiv olla meil kõigil, selleks me võiksime koos istuda kokku, hakata planeerima. Eesti on nutiriik. Miks mitte kasutada
turistide voo planeerimiseks häid lahendusi, olla selle koha pealt pioneer. Et meie kui turismiettevõtete ettepanek ja mõte oleks, et juba nüüd sel sügisel, selle sama tänase tulemusena võiks maha istuda turismiettevõtted, linnavalitsus ja hakata koos seda planeerima. Et kuidas jõuda sinnamaani, et see balanss oleks. Täpselt sama küsimusega arvatavasti on samasugused foorumid täna Barcelonas, Amsterdamis, kõikides turismi sihtkohtades, mis on populaarsed. Me ei ole oma murega üksi või me ei ole oma probleemi ees üksi. Et mõne koha peal me ei pea jalgratast leiutama. Me võiksime vaadata, mida tehakse muudes suurtes turismi sihtkohtades ja kindlasti seda on juba tehtud. Ma tean, et linna turismiosakond on sellega juba väga tihedalt ka tegelenud. Et ettepanek kokkuvõttes on, tuleme sügisel kokku, hakkame arutama ja teeme ära. Aga kui rääkida veel unistustest ja milline see vanalinn olla võiks, siis nii kohaliku elaniku kui turiste jaoks oleks meie unistuste hulgas see, kui vanalinnas oleks rohkem elamusi. Et meil on väga palju muuseumeid, galeriisid juba siin, et meil on ilus kultuurmaastik, aga need võiks rohkem lahti olla ja nendega võiks rohkem saada aktiivselt tegeleda. Avatud õued, avatud festivalid, et see jõuaks rohkem linna. Aga kuidas ta jõuab siia? Iseenesest ei jõua. See tähendab korraldamist, see tähendab väga suurt jälle koordineerimist, see tähendab ka linna eelarvet, et see ei tule iseenesest, et me võime siin soovunelmaid esitada, aga iseenesest need ei tule. Et taaskord ettepanek sügisel seda hakata istuda maha ja arutada. Tegelikult peaaegu juba ongi sügis. Aitäh, aga kes tagasisidetajatest tahab? Jaa, palun, Mart, ole hea. Võib-olla siis jah, mina reageerin, et minu teenistuse tööülesanne seega on sellega tegeleda. Et täitsa nõus ja need mõtted meil tegelikult ju käivad ka, et kindlasti selle turistide voo planeerimisel, võimalikul planeerimisel tuleb meil kaasata ka Tallinna Sadam, sellepärast et me ju kõik mäletame veel COVID-eelset aega, kui turistid olid olemas. Et see kõige suurem probleem või surve vanalinnale tekib kruiisilaevadega tippuhooajal, kui tuleb sisse 3 või 4 väga suurt laeva, 12 000 turisti tuleb sealt korraga maale ja nad peavad, kõik need 12 000 inimest peavad siia vanalinna ära mahtuma. Et siis tõesti on, kes on käinud ka Veneetsias suvisel ajal, siis ka te seisate tänavalt sõnas otses mõttes järjekorras, eks, ja sellele tuleb, aga kuidas seda lahendada, et tuleb läbirääkimistel kruiisi operaatoritega, siis Tallinna Sadama koosmõjul või nende abiga üritada seda graafikut tõmmata kas nädalapäeviti või kellaajaliselt või võimalusel mõlemad. Tõenäoliselt see kompromissi koht, sest tegelikult see business töötab muidugi niimoodi, et laevad tulevad hommikul sisse, päeval käiakse ringi ja õhtul sõidetakse minema, ja kõik tahavad hommikul sisse tulla samal ajal, et ega see väga lihtne see läbirääkimine olema ei saa, et teisel poolel lauda kruiisioperaatoritel on lihtsalt teised huvid, kui meil siin Tallinna linnas neid asju ajades ja vanalinna elanike huve silmas pidades. Nii et see on kindlasti üks pool, aga kui nüüd rääkida suuremast planeerimisest aasta lõikes, siis me peame nii turismiettevõtjatega kui, ma mäletan, et mitut puhku on turismiettevõtjad ja hotellide ja restoranide liidu esindajad öelnud, et kui ma olen küsinud, et mis see päris esimene asi või millesse me peaks kõige rohkem panustama, ütleme see, et vanalinnad tooge lihtsalt rohkem looge sündmusi. Ja eile õhtul oli siin Trädataki kontsert, avamine, see plats oli inimesi täis, eks ole, ja kõik Raekoja platsi äärsed restoranid ja kohvikud olid ka päris rahvarohked, et tooge rohkem sündmusi. Ja ütleme, suvel meil sellega ju reeglina probleeme ei ole, kui meil viirus on juba ohjatud, aga see puudutab perioodi oktoober, november ja veebruar, märts, aprill, mis on sellised vaiksed perioodid ja sinna me peame siis väga niimoodi loominguliselt kõik lähenema ja genereerima ideid, kuidas me toome
mingite erihuvidega turiste Tallinnasse mingi sündmusega seoses reeglina, ega nad abstraktselt lihtsalt, et ei vaata kalendrisse, et ahah, Tallinnas on praegu väga kole ilm oktoobri lõpus, et sõidame siia ekstreemturismi harrastama, et loogem rohkem sündmusi, millest on võita nii Tallinna vanalinnal kui Tallinna linnal tervikuna. Aitäh, Mart, ja üks mõte tegelikult minu poolt ka, et mulle tundub, et nii kui vanalinnas on muusikat, nii kohe läheb hästi. Boris? Ma tahtsin tähendada, see on tõesti tõsine probleem nende välisturistidega. Kui sa ütlesid 12, ma teadsin, et maksimum oli 10 000. Aga see on see, ma rääkisin isegi muuseas turismifirmadega ja liiduga. Viga on sellest, et kõik marsruutid algavad Toompeal, kõik bussid ja kõik need bussid ja turistid lähevad Toompealt Raekoja platsi, siis Katariina käiku. Ja see on üks ja sama marsruut kõigide jaoks. Ja ma olen nõus läbi rääkima, ma ei tea, kas Tallinna Sadamaga või kruiisilaevade juhtkonnaga ja meie kohaliku Eesti, et muuta. Meil on super väga ilusad teised alternatiivmarsruutid, et kus kohas võib alustada. Mitte Toompeal näiteks, võib Paksu Margareeta juures, pea värav endine ja siis vastupidi. Ühed turistid tulevad Toompeale alla ja teised Paksu Margareetas lähevad Toompeale. See on puht, isegi ilma rahata saab lahendada. Ma selle koha peal võib-olla ütleksin veel vastu, et selleks on vaja ka häid parkimisplatse ja just kuulsaid busside parkimisplatse, kus me saaksimegi erinevaid turiste suunata, et ühed alustavad siit, teised alustavad sealt, et see parkimisteema on ka selline, mida vastan sulle. Palun mine merepuisteel. Alates Paksu Margareetas ja kuni Vene kultuurikeskuseni ongi linna poolt planeeritud turismibusside jaoks. Väga hea, aga lähme edasi ja meie järgmine mõtiskleja on Mait Talu ja tema esindab Vanalinna ettevõtjate ühingut. Suur tänu. Ma tõusen püsti ja Vanalinna ettevõtjate nimel ma pean tänama Tallinna linnavalitsust, kellele tänu meie kui ettevõtjate tegevus selles linnas, selles vanalinnas veel säilinud on. Ma arvan, et kui ei ole nendepoolset tuge olnud, siis praegu siin platsil suurt midagi meil näha ei oleks. Nii et suur tänu Tallinna linnavalitsusele abi eest ja nagu on ka meie viimasel kokkusaamisel kuulda olnud, siis see abi ka jätkub. Ja see tähendab, et jätkub ka elutegevus, ettevõtjate tegevus Tallinna vanalinnas. Aitäh! Me kõik teame, et sellistest kriisidest tuleb õppida ja nagu me teame, on ka kogu see vanalinna ettevõtlus praegu ainult toetunud turistidele siiamaani. Ja õnneks on olnud küll muinsuskaitsjad, kes ei ole lasknud läbi siin ka mingisuguseid erilisi õhinaga tegijaid, kes on tahtnud selle vanalinna ühtepidi ära solkida. Aga need ettevõtjad, kes siiamaani siin on püsinud juba pikki aastaid, on väga tõsiselt oma südamega seotud selle vanalinna heaolu ja päevadega. Kohalikud inimesed on siiamaani ainult suuremalt jaolt käinudki vanalinna päevadel, mida neile on siis reklaamitud. Aga nüüd me loodame, et neid inimesi saab olema tunduvalt rohkem. Millest siis alustada? Ma arvan, et kõigepealt oleks loogiline see, et Tallinna rendipindade üürid viidakse vastavusse momendil turuhindadega. Sest praegu on rendihinnad vanalinnas väga-väga kõrged, siin 40–80 eurot ruutmeeter. Ja kui poleks linna abi, siis meid ei oleks. Teine, mida me kindlasti sooviksime, oleks see, et oleks parkimissoodustused vanalinna ümbrustes parklastest, õhtustel aegadel ja nädalavahetustel. Sest parkimine vanalinnas on imeliselt kallis. Nii et seda saavad väga vähesed vanalinna külastajad endale lubada. Aga parklate ümbrus vanalinnas on küll õhtuti päris tühjad on need parklad, nii et sinna võib ilusti ära mahutada meie inimesed.
ja loomulikult siin on väga palju juttu olnud vanalinna turundamisest. Jah, turundamine on väga oluline, turundamisest sõltub kõik. Turundada tuleb nii Eestis kui ka välismaal. Ma arvan, et Eestis tuleks vanalinna palju rohkem turundada, kui seda siiamaani on tehtud. Oluline oleks see, et iga nädal oleks meil vanalinnas üritusi ja iga nädalavahetus oleks täpselt samasugune, nagu on vanalinna päevad. Sama palju rahvast, sama palju üritusi, sama palju huvi selle asja vastu. Oluline muidugi on ka, et neid üritusid oleks lastele ja noortele. Me peame ju nemad kuidagi siia vanalinna tooma ja näitama seda, milline see meie vanalinn on. Jah, ka meie eesmärk on see, et vanalinna esimesed korrused, tänavatel asuvate majade esimesed korrused oleks üürile antud Eestis sobivatele ettevõtetele, Eesti käsitöölistele, erinevatele söögikohtadele, Eesti disainile, kunstnikele ja erinevate eestimaaste toitudele. Võiks olla niimoodi, et kui sind ei ole vanalinnas, siis sind ei ole ka Eestimaal olemas. Võiks olla selline mõte küll. Ja ma arvan, et vanalinna ettevõtjate üks suur eesmärk ja suur soov on ka koostöö siinsete elanikega, sest koos elanikega me saame seda luua, kõike seda, mis siin on. Ja siin on juba nii palju ära öeldud, et mul on väga raske midagi siia lisada, nii et meenutame seda, et vanalinn on meile jäetud meie hoida ja siis hoiame ka teda koos. Aitäh! Ignar tegi märkmeid, äkki kohe tagasisidestab ka. Jah, tänan. Me oleme tükk aega siin rääkinud, ma võib-olla paar kokkuvõtvat sedastust teeks. Esiteks on see, et väga paljud räägivad siin, et vanalinna on raske saada autoga sisse ja parkimist ei ole võimalik ja see just nagu on kõik õige. Aga vanalinn ongi erinev kõigest teistest, et vanalinna hea funktsioneerimise eelduseks on linna muu ühistranspordi hea korraldus, mis on väga halb. Me ju teame, et erinevalt Põhjariikide pealinnadest Tallinnas iga aastaga väikse protsendi võrra väheneb ühistranspordi kasutus ja suureneb nii-öelda tavatransport ja oma sõiduauto kasutus. Midagi on põhimõtteliselt valesti ja seetõttu ka vanalinna pääs ja tavalisele inimesele tulek on raskendatud, ta peab mitu korda ümber istuma ja nii edasi. Nii et see on nagu asja üks pool, et vanalinn ei saa olla lahus linna muust ühistranspordi ja logistilisest süsteemist. Teine märksõna, mida ma tahan öelda, et selleks, et neid samu turistibussidega seonduvat või ettevõtjate parkimisega seonduvat, elanike parkimisega seonduvat, tuleb julgelt linna ümber leida võimalused parklate rajamiseks ja selles suhtes on ka teatud mööndusi nii Kalutipargi lähedusse sinna maa alla teha või Skoone bastioni ümber või ka sisse midagi, et need otsused peavad olema radikaalsed, aga muidugi pärandit säästvad ja kaitsvad. Ja kolmanda asjana ma tahan nagu öelda, et me kõik oleme ka ju turistid olnud ühes või teises kohas ja mul on väga hästi meeles need õnnelikud hetked erinevalt mõnest teisest kohast, kui ma Stockholmis mööda seda Kuninganna tänavat mööda alla Gamlastaani jõuan, siis see tänav, see peatänav, mis on nagu meie Viru tänav, seal on kõrvuti kõik võimalikud poed. Sa võid osta seal kõike, absoluutselt kõike, kõige vähem suveniire. Ja see on ka turistile, minule, kui ma olin seal turist, ma nautisin seda. Mul oli asja igasse poodi ja ka need, kõik see suveniiride ja see meie ettevõtjate arusaam turistist on alandav ja võõristav. Nii et linn võiks väga selge hoiaku teha ja lausa, me siin ennem ju rääkisime, et on võimalik ka olemasoleva muinsuskaitse seaduse põhjal volikogul kehtestada teatud regulatsioonid nende nii-öelda linna esimese korruse keskkonna tarbeks. Nii et natukene utreerides võiks panna trammi käima ja teha kaubanduskeskuse loogika.
Noh, et oleks erinevad poed, erineval tänava ääres, ühel pool teistsugune, see saab teisel pool. ikkagi, kokkuvõttes saab olla ikkagi ainult iseregulatsioon. Linn on iseregulatsioon. Me ei taha ju reservaati siia teha. Nii et keegi, kes ütleb, et siin on see, aga lihtsalt nende valikute ees peaks olema mingisugune filter. Aga nüüd lähme muuseumide seisukoha juurde. Tallinna Vanalinna muuseumide seisukoha teeb avalikuks Tallinna Linnamuuseumi arendusjuht Marge Sassi. Palun. Aitäh. Jätkaksin iseregulatsiooni teemal. Täna on palju räägitud matrjoškadest. Kas küsimus on selles, et neid müüakse või on probleem selles, et neid ostetakse? Kui neid ostetakse, siis mis on see lugu, mida me oleme turistile rääkinud? Mis on see põhjus, miks tekib see seos Tallinna ja matrjoška vahel? Mina olen elupõline tallinlane, mina ennast matrjoškaks ei pea. Kuidas on teistega? Kas me oleme seda uurinud? Milline on Tallinna identiteet, milline on Tallinna vanalinnas elavate, siin töötavate inimeste identiteet? Et võiks mõelda ehk mõnele uuringule. Tulles eelkõnelejate juurde, jõudsin sellise huvitava lapsepõlve ideaalini. Õismäelt trolliga number 7 vanalinna päevadele sõites. Unistasime alati sellest, et vanalinna päevad kestaksid alati või vähemalt läbi terve suve. Et täna seda unistust nüüd niimoodi lahti võttes ja analüüsides, et see, mida ma tegelikult vajasin, ootasin ja ihkasin, oli see identiteeditunne. See, mida me eestlastena iga 4 aasta tagant tunneme. Vanalinna päevade ajal on vähemalt Tallinna elanikel on see täitsa olemas ja täitsa tuntav. Võiks küsida ka seda, et kas eile kell 7 oli see plats siin ülerahvastatud Trad Attacki pärast või oli see algpõhjus ja soov kuuluda ja tunda, et sa kuhugi kuulud ja koos midagi kogeda. Jätan vastuse võlgu, ise mind siin ei olnud ja fänn olen küll, et võimalik, et oli vaid Trad Attack, või vääriks kindlasti uurimist. Nüüd tulles muuseumide juurde. Muuseumid kui majad, muuseumid kui lugude jutustajad ei ole ammu enam lihtsalt nende majadega seotud. Ka Tallinna Linnamuuseum on palju jõudnud linnatänavatele, erinevaid ekskursioone, algatusi on väga palju, eriti nüüd koroona ajal. Ja see viis ka meid siin juunikuus Vanalinna muuseumi töötajaid selle väikse aruteluni, et tegelikult neid selliseid avatud maju ja avatud töökohti ja võimalust ise luua võiks tõepoolest olla vanalinnas küll ja veel. Paljud meie ettepanekud on juba siin lahatud, kritiseeritud, tunnustatud, neid ma kordama ei hakka. Kellel on huvi, siis Tallinna Linnamuuseumi direktori Heli Nurgeri artikkel avab need põhjalikumalt. Siiski tooksin sisse jalgratta teema, et ligipääsetavusest on palju räägitud, on räägitud munakividest. Munakivide vastu ilmselt kellelgi midagi ei ole, kui need üleminekud vähe sujuvamad oleksid, et ka vankri ja ratastooliga saaks, et see ju üldpilti palju ei muudaks. Aga jalgrattad vanalinna, selle eelduseks taaskord jalgrattaparklad, jälle natuke ligipääsetavust ja natuke mõttemaailma muutust ka ilmselt. Et ise olen käinud väga ägedal ekskursioonil Ljubljanas, kus see selline ökopealinna teema ja tarbimise, teistmoodi tarbimise selline arendamine on väga muljetavaldav ja inimesed tihtipeale valivadki oma sihtkohaks Ljubljana just seetõttu, et seal järgitakse neid selliseid Skandinaavias üha enam tunnustust leidvaid põhimõtteid ja hoiakuid. Tooksin välja veel meie muuseumi töötajate arutelust suunaviitade vajaduse. Et ma saan aru, et selliseid neoonsilte ja bling-blingi vanalinna kindlasti vaja ei ole, aga midagi ilusat ja väärikat, mis inimesele, kellel ei ole Google Mapsi või kes ei ole kaarti tahtnud näpu vahele võtta, et ta ka spontaanselt saaks juhatatud õigetele ja huvipakkuvatele kohtadele ja võib-olla sellist ristviitamist ka, et kui keegi on kuskil toredas töökojas, et sealt ongi talle kohe märguanne, et 300 meetri kaugusel saad teada, kuidas vanasti seda sama asja tehti, et rohkem sellist integratsiooni, et nii nagu tänase ürituse korraldajate poolt on see algatus selline, selle taustaks või vajaduseks on ju soov rohkem koostööd teha. Et ma samamoodi arvan, et ka sellist üksteise vastastikust turundamist ja toetamist võiks ka kindlasti rohkem olla.
Kui ma mõtlen enda lemmiklinnadele Euroopas, minu jaoks seostuvad need linnad erinevate häälte ja lõhnadega. Brühe, kellamäng, Brüsseli vahvlite lõhnad, et mida meil siia vastu pakkuda on. Et kui vanalinna päevad korduksid päevast päeva ja nädalast nädalasse või nädalavahetusest nädalavahetusse, et võib-olla tekiks ka meil endil nagu see kindlam veendumus, et kes me siis sellised oleme ja kelleks me saada tahame. Jah, et ma arvan, et aeg on vist täis ka, et ma arvan, et sellist koostööd, nii nagu see Talgu on koostööformaat, et võib-olla sellist ideede arendamise ja elluviimise koostööd oleks kindlasti vaja arendada, et aitäh korraldajatele selle tänase algatusest. Suur aitäh, Marge Sassi, kes tahab veel öelda oma viimase sõna, äkki linnaosa vanem? Aitäh Margele nende mõtete eest ja tõesti on hea, et mõned mõtted liiguvad siin universumis paralleelselt. Ja sest seesama viidasüsteemid ja selle uuendamine, see ongi tõesti ka varasemalt laual olnud ning meil on tõesti hea meel, et koostöös Eesti Kunstiakadeemiaga on see ka käivitatud linna poolt ja kui nüüd niimoodi terase pilguga juba ka vanalinnas, aga laiemalt ka kesklinnas ringi käia, näiteks Kadriorus, siis juba on näha mõned väga vahvad viidad. Kindlasti üks on selline Nunne tänaval, mis just on renoveeritud ja paika pandud, aga neid on loomulikult rohkem vaja. Et meil on kindlasti pikk tee minna. Aga kui sa küsisid, et mis on see meie identiteet või mis on need lõhnad või hääled ja kui me mõtleme, et me tahaksime, et meil oleks kogu aeg vanalinna päevad, siis minu mõte oli küll esimene mõte oli, aga vanalinna päevad, vanalinn, minu arust meil siin vanalinna päevadel on siit Raekoja akendest on ju nii toredad puhkpillihelid kõlanud, kui need kõlaksid rohkem, mitte ainult vanalinna päevade ajal või jõuluturu avamisel või mõnel teisel sündmusel, siis võib-olla see olekski see vanalinna hääl. Lõhna osas ma ei ole nii kindel. Ma seda veel ei oska vastata. Martsipan võib olla, aga see martsipani lõhn ei ole nii intensiivne muidugi kui Brüsseli vahvel. Aga meil on tegelikult need olemas, eksponeerime neid koos ja ma usun, et võib-olla mingi aja pärast meil ongi need oma lõhnad ja ka tegelikult helid. Aga võib-olla on see klareti lõhn, kui juba siin Raekoja platsil istume, et teadupärast Raekoja ta tähistab oma 700. sünnipäeva ja üle tee või üle platsi väärikas Rae apteek tähistab oma 600. aastapäeva järgmine aasta, et on maailma kõige vanem apteek, see ongi see unikaalsus. Meil on tegelikult, me istume sõna otseses mõttes suure varandushunniku peal ja siis vahepeal kratsime kukalt, et oi, et mida see väärtuslikku teha, et märkame lihtsalt seda väärtust, mis meil kõik olemas on, et seda on ju super palju muuseumidest rääkides, Eesti per capita inimese kohta on absoluutses maailma tipus oma muuseumide arvult, et siin on vaadata nii meie omadele inimestele kui ka välisturistidele ja omad inimesed ka tulevad, kui neid kutsuda. Näiteks me korraldasime kevade lõpus just siseturistidele suunatud kampaania Tallinna strateegiakeskuses ja juuni ööbimise näitajad on näiteks sellised, et juunis ööbis Tallinnas rohkem inimesi kui 2019. aasta juunis siseturiste. Ehk et tegelikult, ja loomulikult väga palju rohkem kui eelmise aasta juunis, millal linn oli sisuliselt kinni, nii et kui neid kenasti, atraktiivselt, tähelepandavalt kutsuda, nad tulevad ka, nii Võrust kui Saarest. Häid näiteid ei pea üldse kaugelt otsima. Stockholm on teinud täpselt sama, kui koroona tõttu välisturism langes ära, siis siseturism võttis üle ja Stockholmi tänavakohvikud, restoranid on pilgeni täis. Palun, Ignar. Ma kohkumusega tõdesin hetkeks, et me oleme siin praktiliselt 2 tundi olnud ja me oleme võtnud nagu iseenesest mõistetavana kõike seda, mis meie ümber on. Aga see ei ole ju nii. Internetis, Facebookis jagatakse kogu aeg Tallinnas pilte, oli enne ja on nüüd. Me ei pea isegi Facebooki vaatama, me oma teadvuses teame, milline oli vanalinn peale teist maailmasõda või 100 aastat tagasi. Ja see kõik, mis on täna juhtunud, need on eri põlvkonnad, muinsuskaitsjaid ja muinsuse arendajaid. Kunagi oli Mai Lumiste ja Rasmus Kangropol
ja siis tulid järgmised põlvkonnad. Iga muinsuskaitse seltskonna poolt on nagu teistmoodi lähenemine asjadele. See, mis on Viru tänava alguses, see uus rajatis, Alver Trummali projekteeritud, ega täna, ma arvan, muinsuskaitsjad sellist asja ei lubaks ehitada. Aga see kõik on see väärtus, mis koguneb ja mille pärast tullakse ja eilne on varsti ka ajalugu. Seda esiteks ja teiseks, mõni aeg tagasi oli vanalinn või Tallinna kesklinna vanemaks Vladimir Svet, suurepärane inimene. Ja kui ta lahkus, ta läks Lasnamäele vanemaks, siis ma kartsin, et kesklinn jääb hooleta. Ja imestusega ma olen nüüd märganud, et uus kesklinna vanem on veel parem. Nii et see annab lootust ka vanalinnal edasi liikuda nende mõtete valguses, mis meil siin on. Aitäh, Ignar ja Simon, laseme noortele lõpetada meie tänase kohtumise. Kas siis vanalinna päevad võiksid kesta terve suve või läbi aasta? No väga tore oleks muidugi, see oleks palju rohkem tõmbaks muidugi, no kui see terve aasta kestaks, siis muidugi see lõpuks oleks kõigil juba ära nähtud ja siis see oleks ennast ära ammendanud. Ei, see kaubanduskeskuse formaat mulle väga meeldib, et olekski vähem neid suveniiripoode ja restorane, vaid selle asemel olekski, et sellised asjad, mida inimestel vaja on. Kingapoed, riidepoed, kujutage ette kuskil, näiteks siin on Zara, eks ole, kohe palju rohkem inimesi oleks siin näiteks. Hea kiirmood, odav, kõik tahavad osta või H&M. Ja siis see tooks ka veel sellise hea balansi paika, et me ju ei saa kõik ära kaotada, mis veel praegu siin on. See on juba moodustunud meie elaplaani majanduses. Majandus reguleerib ennast ise ja senimaani see on nagu asja ära ajanud. Nüüd on, eks ole, olnud probleemiks see, et on koroonakriis olnud. Aga kui siin oleks nii, siis seda lõbustusparki turistidele kui ka tallinlastele seda kaubanduskeskust või põhjust siia tulla, siis olekski see balanss ja turist näeks ka selle eestlase ära siin. Suur aitäh kõigile, suur aitäh, kes meid kuulasid interneti vahendusel läbi ERR-i. Loodame, et ühel hetkel on vanalinn jälle tulvil elu, et siin on palju rohkem inimesi, et siin on palju rohkem poode, et parklad on ennast kuidagi ära sättinud, et äri käib, et inimesed on õnnelikud, et siin on rohkem muusikat ja et lapsed saavad mängida mänguväljakutel ja see peaaegu kõlab nagu paradiis. Aitäh teile!